Tere tulemast Musta kassitaru lugemisse kaksikud. Siin on lugemine teile nädalaks 12 kuni 18 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. Hakkame siis algusest. Siin on meil karikate 8. Karikate 8 tähendab millegi mahajätmist, edasiliikumist, millegi sellise, et see ei ole nagu selline mahajätmine, et te lähete nagu kurbusega edasi, vaid see on nagu selline arusaamine, et see ei toida mind enam, mul ei ole seda vaja. Te olete sellest välja kasvanud. Panete lihtsalt, viskate mingi asja oma elust välja. Ja olles siis sellega hakkama saanud, ütleb järgmine kaart seda, et nüüd on ruumi. Nüüd on teie elus ruumi uute asjade vastuvõtmiseks. Siin on nagu õnnistused, rahalised õnnistused. Keegi pakub teile midagi, tuleb teile endal mõni hea idee. Ja, et see on nagu vabale kohale tekib midagi head, midagi uut. Et müntide kuus on ikka alati hea, nagu raha on hea saada. Või mõni võimalus leida, kuidas raha teenida juurde. Siis tulevad siit 2 väga suurt kaarti. Üks on ülempreestrinna ja teine on maag. Ja maag teie lugemises ütleb seda, et nüüd on aeg manifesteerida, soovida kõige pöörasemaid soove, mis te elus mitte kunagi nagu pole isegi mitte unistanud sellest, et mul võiks see asi olla või ma võiksin seda osata. Ja ülempreestrinna ütleb seda, et kõik on võimalik. Teile võib tullagi mõni hea, täiesti pöörane idee. Te võite näha mõnda tähenduslikku und. Igal juhul ütlen ma teile, pange oma soovid kirja. Ei, seda maagi ei tule nii palju lugemistes üldse välja, et seda lasta siin praegu nagu mööda minna ja mitte seda ära kasutada, oleks puhas rumalus. Pange kõik oma kõige pöörasemad soovid kirja, leidke see aeg. Valige sealt välja, ma ei tea, 3, 4, 5, mida te kindlasti tahate, mis kindlasti peaks olema. Ja keskenduge neile. Maag on selline kaart, mis täidab absoluutselt kõik soovid. Nagu, ma ei tea, maagikaardiga võib võlgadest lahti saada, maagikaardiga võib ennast, ma ei tea, presidendiks soovida. Mis iganes, kõik on võimalik. Maag on ikkagi maag ja temal on võlukepp ja tema selle kepiga võib vehkida vasakule ja paremale ja täita neid soove. Universumil on tegelikult kõike küll. Ei ole mitte millestki puudu, me ei oska lihtsalt küsida, aga tuleb olla täpne oma asjades. Tuleb täpselt tahta, täpselt kirjeldada seda, mis sa tahad. Tahan punast kleiti, kollaste varrukatega, siniste lilledega, tahan endale pärlikeed punaste pärlitega, ma ei tea, kõrvarõngaid, kuldseid, mis veel, valgeid kingi tahan. Mida kõike, ühesõnaga pange täpselt kirja, mida te tahate. Nii, ja kui te olete oma pööraste soovidega ühele poole jõudnud, siis siin all on sellised mõõdukuse, rahulikud kaardid, et kõik kulgeb rahulikus rütmis, te olete ise vanarahu ise, isegi siis, kui maailm teie ümber tormab, te ei lase ennast segada. Teie toimetate oma toimetamisi, teete oma asju, ilmselgelt unelete veel selles maagisoovide maailmas ja mõtlete, et kui fantastiline on elu. Ja nädal lõpeb surmakaardiga ja see surmakaart lõpetab midagi teie elus ära. Mingi etapp saab läbi ja midagi uut, mida te seal maagikaardis olete endale soovinud, saab siit alguse. Et surm ei ole selles mõttes surm, kui surm niimoodi, et keegi kusagil surema hakkab. Surm tähendab seda, et üks etapp on elus läbi ja algab uus, värske ja
jah, ja selles maagikaardis soovitud etapp algab teie elus ja väga rahulikult. Te lihtsalt lähete uude etappi. Algavad uued ja huvitavad pöörded võib-olla teie elus. Mida iganes te olete endale soovinud, eks te siis sinnapoole hakkate sammuma. Aga mina olen teile selleks nädalaks võtnud ühe lisakaardi. Ja seekord sellest karmatervenduskaardipakist ja vaatame, mis kaart teile siis selleks nädalaks tuli. Ahaa, et seiske silmitsi oma kontrollimise vajadusega. Püüdes kontrollida teisi, ainult seate piirangud oma vabadusele. Laske minna see vajadus kontrollida ja usaldage lihtsalt seda voolu. Minge vooluga kaasa. No see on küll väga hea, et mingi etapp saab läbi, ärge üritage siis seda kontrollida, mis siin parasjagu läbi saama hakkab ja mis uus tuleb, et lihtsalt minge vooluga kaasa, soovige selle maagikaardiga endale absoluutselt vinget helget tulevikku ja vaadake, mis elul teile toob, et ärge rapsige ega üritage seda kontrollida, et universum teeb ikka nii, nagu tema tahab. Et parem lihtsalt liuelge kaasa ja vaadake, kuhu see teid välja viib. Aga mina tänan. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.